Tere päevast, olemise rõõm ja tulen siia teie ette täna, et rääkida sellest, kuidas energia juhatab. Ja miks ma tahan sellest rääkida? Sellepärast, et ma pean seda vajalikuks. Ma pean seda vajalikuks, et me kõik oskaksime energiat kuulata ja kogeda ja ära tunda. Ootan teid kõiki siia eetrisse. Ma hetkeks kutsun, vaatan, kas on siin veel kedagi tulemas. Elle on igal juhul kohal. Tere, kallis Elle. Mul on hea meel. Kes meil siin veel tulevad? Tulin täitseks prompt siia teie ette. Ma loodan, et mind on kuulda. Tere, kallis. Nüüd ma näen ka teie kommentaare. Tere kõigile. Energia juhatab. Miks ma pidasin vajalikuks sellest rääkida? Sellepärast, et meil on tarvis hoida oma energia puhtana. Tere Liina, tere Merje, tere Elle. Meil on tarvis hoida oma energia puhtana. Miks meil on tarvis hoida oma energia puhtana? Sellepärast, et selles reaalsuses või see maailm, kus me elame, on väga palju selliseid reaalsusi tekkinud, mis ei ole sinuga koherentsed, mis tähendab seda, et on tekkinud väga palju erinevaid suundi, erinevaid võimalikkusi, tohutu palju informatsiooni, tohutu kerge on kõike kätte saada ja kõike, ja kui me räägime nüüd sellest, et kõike on lihtsalt nii palju, et kui me ei tee teadlikke valikuid ja ei järgne sellele energiale, mis on sinu jaoks tõde, siis see lihtsalt tekitab sinu kehale kaost ja sinu elule kaost. Miks see mulle oluline on? Et sul oleks lihtne ja kerge olla, et su elu ei liiguks kaosesse, on sellepärast, et iga inimene kannab tohutul määral energiat, tohutul määral väge. Ja kui sina väeka inimesena, kellel on võime oma energiaga luua siia maailma valgust, lased iseenda energiat manipuleerida, siis kõigil on ümbritsevatel inimestel on keeruline. Miks ma selle toon teemaks? Sellepärast, et meil on aeg hakata õppima seda, kuidas energia juhib. Kuidas üldse kuulata seda energiat ja kuidas juhinduda sellest energiast. Ja kõige põhilisem, mida ma teid kutsun kõiki õppima ja reaalselt praktiseerima iga päev, on see, et keha teab. Ma olen seda keha teab juttu rääkinud juba väga kaua. Tšau, Kristi. Ja räägin seda üha rohkem. Keha teab, on ju. Ja see kõlab nii ebaloogilisena, et keha teab. Mida ta siis teab, eks ju, me need eksperimendid siin Kristiinaga, mis reedeti toimuvad, näitavad väga selgelt seda. Aga ma lähen uuesti sinna tagasi sellesse kohta, et energia juhatab. Energia juhatab. Me saadame siia kõigile vähekene teile seda infot. Mu süda kõneleb sellest, et planeet soovib, linnud, loomad, elu soovivad, et me tuleksime kohale. Me tuleksime joondu endaga, enda suveräänsusesse, endaga joondusesse. Miks me läheme endaga joondusest ära, sest me istume peas? Kuidas endaga joondusesse tulla? Tule kehasse. Kuidas tulla kehasse? Otsustad, et see on nüüd miskit, mida ma päriselt soovin. Miks tulla kehasse? Sest keha juhib. Keha teab. Ja energia
Ja su kehal on võime siis kogeda erinevaid energiaid ümbritsevas maailmas ja anda sulle selle kohta infot, mis on sinu jaoks tõene, mis sind kutsub, mis loob sulle enamat ja mis mitte. Kõige lihtsam viis on seda ära tunda siis, kui te suhtlete inimestega ja paljude inimeste puhul te tunnete kohe ära selle, kes sind tõmbab ja kes sind ei tõmba. Kes nagu tõstab ja kes madaldab. Mis on need keskkonnad, mis on need kohad, mis võimaldavad sul rohkem kehasse tulla ja rahusse tulla ja millised on need keskkonnad, mis võimaldavad või sunnivad sind justkui pähe tulema. Rahu ja vaikus saab olema inimkonnas üks suurimaid aardeid ja väärtusi. Ja inimväärikus tähendab ma kirjutasin sellest kellelegi kuhugi, et inimväärikus on olla joondus selle tõega, mida sa kannad, mis on tegelikkuses tõde. Mida sa tead? Mida sa tegelikult tead? Kes sa tegelikult oled? Tšau, Kristi, kallis. Ja see, et energia juhib sind või juhatab sind, ei ole mingisugune hookus-pookus ega müstiline mingi loosung, mida ma siin teile siin täna räägin. See on väga-väga praktiline kogemus, millest me oleme nagu eemaldunud. Miks me oleme eemaldunud? Me ei ole kehas, me oleme peas. Ja kui sa hakkad seda nagu päriselt siis eristama seda, et kuidas energia sind juhatab, siis hakkad tegelikkuses rohkem tajuma seda, mis on tõde. Siin orskab mul väga suure häälega jälle, kui te kuulete siin mul taustal. Et mida see siis tähendab? Sa liigud selle järgi, mis laiendab sind, mis avardab sind, mis tõstab sind, mis toob su näkku naeratuse, mis loob sulle sellise entusiasmi, mis toob su rahusse. See on see energia, mille järgi sa võiksid liikuda. Mis on see, mis laiendab sind? Mis on see, mis avardab sind? Mis on see, mis annab sulle tunnet, kus sul on hea olla? Ja mitte sellepärast, et see on õige, tšau Eve, vaid sellepärast, et see tunne on selline avar. Sa tunned seda laienemise tunnet oma kehas. Ja see energia, mis hakkab nii-öelda laienema, kui energia juhatab sind, siis see laienemine ongi see kutse, et tule siia, vaata, tule siia. Vahel on kindlasti, sa oled märganud seda, et kui sa loed mingisugust infot, siis kuidas su keha tõmbub vastavalt kokku, või kuidas su keha ja tunne ja rinnak või siis süda avanevad. Te olete kindlasti seda kogenud. Ma olen täitsa veendunud, eks ju? Ehk siis teile võib tunduda siis sedasi, et kui energia sind juhib, siis see avardumise tunne on selline, nagu ma ütlen, selline elus, kerge. Toob kehasse sellise, ma nägin suule naeratuse ja südames pehmuse, aga samal ajal kui see ei ole selline asi, mis sulle kognitiivselt midagi ütleb, midagi selgitab, midagi ütleb, et nüüd see on õige asi, vaata. Sest et avardumine ei kõnele kunagi sõnadega, vaid see on tunne ja see on energia. Ja siis see on sinu enesesüsteem, sinu keha ja teadvuse kohene tagasiside. Sinu keha pluss teadvuse kohene tagasiside on see, kui sa tunned tõmmet. Ma tahan lihtsalt kutsuda teid oma keha võimeid avastama rohkem ja rohkem ja rohkem, sest et see informatsioon ja see infoküllus, mis siin välises maailmas on, teeb kõik selleks, et sa ei oleks oma keha ja teadvusega ühenduses selles, mida sina tead. Kui ma küsin sinult ja su kehalt, mida sa siis tegelikult tead? Mida sa tead, mida sa oled vältinud teada? Et kui sa lubaksid seda omalt teada,
siis keha lihtsalt rõkkaks rõõmust. Kes on need inimesed? Mis on need kohad? Mis on need toidud? Kus on need kohad? Mis sind kutsuvad? Ja kuidas siis see keha sind juhatab? Kuidas see keha siis juhatab, sest keha saab selle informatsiooni kätte enne, kui sinu meel jõuab seda järeldada. Te kindlasti olete kogenud mõnda sellist tunnet, kus teil keha lihtsalt jalad viivad teid kuhugi ja te ei kontrolli seda, kuhu jalad viivad. Tere, Eve! Ja siis keha ei juhata sind mitte kunagi läbi mõtlemise. Ta juhatab sind läbi aistingute ja energiaseisundite. Keha juhatab sind läbi aistingute ja energiaseisundite. Ehk siis kergus versus raskus. Evelin, selline tunne, et tahaks kogu universumit kallistada. Ja praegu on see tunne, ma täiesti olen selles energias juba hommikust saadik. Ühenduses väga tugevalt maaga. Ja mul oli väga tugev tunne, et ma pean siia tulema teiega vestlema. Ehk siis, kuidas energia juhatab kehaga? Sa tunned kergust kehas või raskust kehas. Kas keha tõmbub kokku või keha avardub? Ja see on nüüd see koht, et välises maailmas me kogu aeg kohtume kõigega, iga hetkega. Näiteks see sama mõte, mis mul tuli, et Kaidi, tule laivi, eks ju. Ma kohtusin selle mõttega ja see tunne tuli mu sisse, et ma peaksin laivi tulema. See oli väga kerge, see oli väga avardav. Ma siin midagi nüüd nii-öelda natuke vajub kokku mul see süsteem siin. Kehal oli hästi avardav. Ja kui ma küsisin endalt, kas ma peaksin sinna minema, kas ma peaksin midalaadi tegema, mulle tuli tohutu sügav hingamine. Hästi sügav hingamine. Nii, ja siis kergus on alati sinu kehalt impulss, nagu mul oli, liigu selles suunas, mine tee seda või ole see või vali seda. Ja samal ajal, kui tekib raskus, selline raskus sinu kehas, siis on märk sellest, et peatu. Vaata uuesti seda kohta. Avatus versus kokkutõmbumine on siis justkui teine selline märk, et rinda avaneb. Sul läheb niimoodi tihti need kohad, kus sa ohkad hästi sügavalt. Tuleb see koht, kus energia kutsub sind, see on tõde. Ja see on kõige nauditavam asi üldse, kui liikuda selles suunas, kus elab tõde, kus inimesed elavad tões, kus on tõde, kus elutseb tõde. Ja veel kord, keegi ei pea seda tegema, see ei ole kohustuslik. Miks sa võiksid seda teha? Sest iga kord, kui sa liigud tõe suunas, sa liigud energia järgi, siis sa avardud, sa tervened, sinu vibratsioon tõuseb. Inimesed, kellega sa kokku puutud, hakkavad tervenema. Su teadlikkus tõuseb, universum hakkab sulle kingitusi kinkima. Sa ei pea enam pingutama nii palju, nagu sa oled võib-olla senini teinud. Su keha hakkab tervenema, su olukorrad lahenevad kergemini. Sul tulevad ideed, sul tulevad loome, impulsid. Selleks on tarvilik energiat kuulata, tajuda ja sellele järgneda. Ja see on üks oluline aspekt loomises ja elus olemises. Ja ma lihtsalt ütlen veel kord seda, et meie maailmas on praegu tohutu palju erinevaid energiavargusi, ma tahaks ütelda. See on väga normaalne, on energiavargus. Sest et me oleme selles varastatud energiavarguses või energiavarguses elanud väga kaua. Sest inimeste kehadel on olnud väga pikka aega väga sügav, krooniline energiapuudus. Riina Raudsik kirjutas päris aastaid tagasi juba selle raamatu nimega Energiakriis, eks ju. Ja ega me praegu siin inimkonnas oleme täpselt piiri peal. Energiakriis on väga süvenenud. Sina ei pea minema sellega kaasa. Sa oled, kui sa nagu teadvustad ja tood
ja päriselt saad aru sellest, et sina oled allikas, iseenda eluallikas. Su keha on kõige võimsam energiaallikas sinu elu jaoks, sinu elu loomise jaoks, nende kogemuste jaoks, mis sa siin maailmas koged, selle loomise jaoks, mida sa oled tulnud siia planeedile tegema, nende inimeste jaoks, kes on valmis midagi rohkem nagu saama, siis sellel hetkel, kui sa päriselt sellest aru saad ja tuled iseenda juurde, iseenda autonoomiasse, iseenda suveräänsusesse ja ei pilluta oma energiat laiali, siis hakkab kogu su elu muutuma. Kui see on sulle oluline, ma toon lihtsalt ühe näite siin, alles hiljuti, eile või üleeile ma nägin ühte riili, ühte videot, kus oli üks haiglaõde, Wismari haiglaõde, kes näitas seal videos sihukest paksu haiguslugu ühe mehe kohta, kes oli seal Wismari haiglas 55 päeva ja ta tuli sinna sisse alkoholijoobes deliiriumi seisundis. Ja selle mehe ravikulud olid 35 000 selle 55 päeva jooksul seal haiglas. Ma toon selle näite siia sellepärast, kus kohas on meie ühiskond. Et me päriselt nagu saaksime aru sellest, et keda see praegu kõnetab, et mida me saame siin ära teha ise. On ju? Teiste sõnadega, süsteem, kus me oleme väga pikka aega elanud, mis ei kanna enam sind, su energiat, su elu, su tulevikku ega planeedi tulevikku, see on suremises või surnud juba. Ja inimesed, kes näiteks alkoholism, eks ju, see on konkreetselt ma summutan, ma hävitan, ma suretan oma eluenergiat, mis on siis mu keha, eks ju. Ja alkoholi joomine ja igasuguste narkootiliste ainete tarbimine, ka ravimid hästi paljus osas, need on asendustegevused. Need on asendustegevused nagu deliiriumisse joomine nendele energeetilistele emotsioonidele, mis on alla surutud, mis on peidetud. Ja alkoholiga summutatakse seda. Ehk siis keha tahab neid väljutada, aga meie teeme valiku, ehk siis inimesed, kes on sellises kohas, kes on olnud sellises kohas haiglas, on sellises kohas ja teevad seda alkoholismiga või narkootikumidega või sõltuvustega või mille iganes, nagu klammerduvad sinna, et saada mingit energiat või mingit rahunemist, rahu või mingisugust tuimestust, et mitte seda tunnet, emotsiooni kogeda. See on asendustegevus. Tegelikkuses meil on tarvilik õppida ja toetada ja õpetada inimesi, sest ma olen rääkinud 20 aastat. Ma olen rääkinud sellest 20 aastat. Õpetada inimesi iseenda keha eest hoolitsema. Elada elusat elu. Ja miks inimesed tarbivad asendustegevusena siis alkoholi? On siis selleks, et nad ei taha tunda. Nad ei taha tunda seda tunnet. Minu kallis klassiõde, alles hiljuti jõi ennast surnuks. Ma räägin neid asju sellepärast, et me hakkaks päriselt nagu mõistma seda kohta, et need, kes on iseendaga tegelema hakanud, siis kõige väärtuslikum vara on su keha, on su elu, on planeet ja maa lähedane elu. See tähendab see puhtus, see mindset, see teadlikkus sellest, et ma olen küllalt. Ma olen küllalt. Kuulake sõna, ma olen küllalt. Külluses. Ma olen küll. Eks ju. Kõik küllid, kelle nimed on küllid, eks ju, te olete kõik külluses. Teil on nimi juba antud selleks, et te olete kõik külluses. Ehk siis energia külluses. Ja kuldajastu paistab.
kuldajastu on siin, kuldajastu on käes. Meil on tarvis ta lihtsalt valida. Ja suur tee lahknemine. Paljud inimesed, kes on hästi energiatundlikud, räägivad sellest. See ei ole mingi spirituaalne fluff või spirituaalne mula, mis ma siin teile räägin. Ja miks ma räägin sellest, et energia juhatab, energia kutsub, ta näitab kogu aeg meile seda, mis on meil valikus, mis on meil menüüs. Nagu siis ka see, mis mulle sõitis siia ette, mis näitas mulle see riil, et 35 000 eurot ühe mehe deliiriumi siis haiglakulud 55 päeva maksis 35 000. Mis tähendab seda, et ta saab selle ravi 35 000 eest, see 55 päeva, ta läheb sealt välja, läheb natuke aega mööda ja ta on uuesti seal haiglas. Ehk siis vaadake meie süsteeme, väga palju süsteeme toidab seda ja püüab nagu päästa neid ja aidata neid, kes tegelikult päästmist ei taha tegelikult. Nad tegelikult ei taha päästmist. Nad ei taha tegelikult terveneda. Et sellist asju ei juhtuks, et sellist asju väheneks. Väga palju inimesi ärkab praegu, massiliselt ärkab ja need ärkamist on väga valusad. Inimesed hakkavad taipama seda ja tundma seda, kui palju inimesi on praegu kurbuses, kui palju inimesi on depressioonis, kui palju inimesi on valudes, kui palju inimesi kogeb seda, mida planeet praegu kogeb. See ei ole hea ega halb, see pole õige ega vale, vaid see on praegu, mis aset leiab. Sest need inimesed, kes on praegu sellel lävel, et mind ei huvita, minu elu on kergus, rõõm ja hiilgus. Ja ma ei lekita oma energiat. Ma ei anna oma energiat sinna, kus kõik käed pikad kutsuvad sind sellesse maailma, kus on palju ilusaid läikivaid asju, kus on raha, kus kutsutakse sind saavutama mingit edu, saavutama sind tegema mingisuguseid suuri summasid, tee seda, saad selle. Neid ahvatlusi on tohutult palju. Need on kõik manipulatsiooniviisid, et saada sind iseenda kehast ja elust eemale. Vaata, sellepärast ma räägingi seda maa ja kehad. Meie planeet ootab, et me ühenduksime oma kehadega. Iga jumala päev kõneleb planeet minuga. Iga jumala päev ta kõnetab mind, et Kaidi, palun räägi sellest, mis su südamel on. Iga jumala päev. Ma sõna otseses mõttes palvetan nende inimeste eest, kes on astunud sammu ja valinud elada kuldajastu sagedusel. Sest kuldajastu on väärikas ajastu. Kuldajastu on energia, kus kõik särab, kus särab su hing, kus särab su keha. Kuldajastu on see aeg, kus inimesed ei oota kedagi järgi, vaid ühinevad, tunnevad ära ja mäletavad ja kohtuvad selles kohas, kus nad lihtsalt teavad. Mul tuli nüüd see meelde. Inimväärikus on inimese väärikkus. Inimeseks olemise väärikkus. Meil on antud keha, et elada. Me oleme tulnud selle kehaga siin looma. Kehastama seda, mida sa tead. Elama siin kohalolus, sest iga laul, iga palve, iga tants, iga tõevalik, mida sa valid,
iga päev, mis avardab sind, kui su keha näitab sulle, liigu selle järgi, liigu selles energias, liigu sinnapoole. Kutsub sind, mis on tõde. Ja selleks, et seda tõe suunda, et energia juhatab, ära tunda, kuhu ta sind kutsub, on tarvis tulla oma kehasse. Meil ei ole enam aega ignoreerida keha. Need, kes teavad, need teavad. Kehal on oma helikeel ja ta võngub. Mida kõrgemas sageduses sa võngud, kuidas sinna kõrgemasse sagedusesse saada? Energia juhatab. Liigu energia suunas. Energia juhatab. Keha ütleb, mis teha. Kas magada? Hea uni on väga oluline. Puhas toit on väga oluline. Mõtted, mida sa mõtled, on väga olulised. Küsimused ja vestlused ja kommunikatsioon, mida sa iseendaga pead, on väga olulised. Kui sa tunned, et sa oled elus, liigu sinna. Kui sa oled elus, siis sa tunned elevust. Kohalolu, huvi, sul on selline huvi. Kui sul on sellised mõtted peast, ma peaksin tegema, vist on õige. Ja midagi ei liigu, siis sa oled tuimuses. Kuidas ära tunda? Küsi küsimus. Palun energia juhata mind. Keha, palun näita mulle. Kuidas hakata iseendaga kõnelusi pidama, oma kehaga kõnelusi pidama, on üks väga suur asi. Sest kõik kõneleb sinuga kogu aeg. Üks väga aus koht ma tahaks jagada teiega, kus enamus inimesi on segaduses. Kehajuhatus ei ole hirm ega mingi traumareaktsioon või ärevus või mingi vana muster. See ei ole kehajuhatus. Nad tunduvad meie kehades väga tugevad, aga neil on absoluutselt teistsugune kvaliteet. Absoluutselt teistsugune kvaliteet. Hirm surub alati sind kokku ja kiirustab takka. Mul täna oli just siuke koht siin, et mul on nii palju informatsiooni, mis on praegu see üks asi, mida ma saan nagu teha või olla praegu ühel sellel samal hetkel, millega ma saan olla sinu teenistuses, millega ma saan olla eluteenistuses, iseenda teenistuses. Ja keha teadmine on vaikne, ta on selge, ta ei suru mitte kunagi. Hirm surub kokku ja kiirustab takka. Sa peaksid seda tegema, sa peaksid toda tegema. Ehk siis märka seda erinevust, kui energia juhatab. See on vaikne, selge ja ei suru. Sul tuleb tahe või tunne, et sa tahaks sinna minna või teha seda või võtta selle järgi või süüa seda. See on selline vaikne, selge, rahulik. Ja kuidas siis nagu seda eristada siis seda kõike, eks ju? Jällegi küsi endalt ja tunneta, ära hakka mõtlema, ära hakka pähe minema. Et kui ma selle valiku teen, kui ma sinna lähen või seda asja loen või seda asja vaatan või sedasi olen või sedasi teen, kas mu maailm avardub või tõmbub kokku? Kas mu maailm avardub või tõmbub kokku? Ja keha vastab koheselt sulle seda. Meil on tarvis hakata, kuidas hakata kõnelema oma kehaga, kuidas hakata küsimusi küsima oma kehalt, kuidas hakata kuulma seda, mida ta vastab. Sest et keha reaktsioon on kõige esimene. Mõistus hakkab hiljem sulle selgitama asju, aga see pole enam tõde. See esimene impulss on alati kehalt, alati, ja sa tunned selle ära. Ja sa saad selle ära tunda siis, kui sa tuled peast välja. Ja üks asi,
mida me juba tegelikkuses kõik teeme, aga võib-olla tihti ei teadvusta, on see, et kus keha juhatab sind võib-olla mingisuguse vana kohani, mida sul on tarvis vaadata ja lahti lasta ja minna lasta. Aga mitte sinna kinni jääda ja pidevalt nagu lahustada. Et keha juhatab ka sind alati sellesse tundesse. Ja kui see tunne on selline nagu kokkusuruv, siis keha tahab tegelikult, et see tunne ära tuntakse ja lõdvestumine tekiks. Ja see on ülioluline asi. Keha juhatas mind kommipoodi 3 päeva juba tahan magusat. Jaa, ma tegin eile kooki. Mõtlesin, millest ma teen. Tuli siuke isu, tegin rullbiskviidi ja tegin siis külmutatud banaanid, panin blenderisse koos mascarponega ja 1 sidrunimahlaga. Tegin sellise vedela jäätise, siukse paksu koorese vedela jäätise ja panin siis selle biskviidi vahele, ülimaitsev. Te võite seda ise ka proovida. Sama asi, et usaldage keha. Et enam ei ole sellised asju, et see on õige või vale, vaid keha teab. Keha lihtsalt teab. Et kui kõike seda nüüd kokku võtta praegu, et energia juhatab, siis tegelikkuses elu liigub läbi sinu keha enne, kui su mõistus sellest aru saab. Te kindlasti olete märganud ka selle sama lause põhjal, et sa oled elus teinud mingisuguseid tegemisi ja sa oled käinud kusagil ja alles tükk maad hiljem sa saad aru, miks pärast see asi oli tarvilik või mis asi tegelikult toimus või miks sa pidid seal käima, kuhu see sind tegelikult juhatas. Et keha teab ennem. Ja üks teine teema, millest ma tahan rääkida, aga mitte nüüd küll täna. Ja tahan teid ka kutsuda, kui teid nagu tegelikkuses ka kõnetab, saada iseenda reaalsuse meistriks. Kuidas saada iseenda reaalsuse meistriks? Mida see tähendab üldse? See on nüüd kuldajastu loomise võti. See on see koht, kus sa oled teinud valiku elada puhast, autentset elu tões ja väärtustes. Mis panustavad sinule, su lastele, su tulevikule ja planeedile Maa. Tehes selliseid valikuid, kus inimväärikus on esimesel kohal. Ja inimväärikus saab olla inimväärikus ainult siis, kui sa elad oma tões. Ja elad selles rahus. Ma kirjutasin siin alles hiljuti ühe sellise lause, mis on saanud väga suurt tagasiside või tagasi kõla, et kõrgeim rahuvorm on see, kui sul puudub igasugune soov olla mõistetud, imetletud, haletsetud või tunnustatud. Sest kui sul on soov ja vajadus, et sind mõistetakse, kui sul on soov ja vajadus, et sind imetletakse, kui sul on soov ja vajadus, et sind haletsetakse, vaikselt niimoodi lootad ja loodad, või et sind tunnustatakse, siis sa ei ela rahus, siis sinu seisund ei ole rahu. See on alateadlik võitlus, alateadlik upitamine, alateadlik püüa olla keegi, kes sa tegelikult pole. See on alateadlik pinge, mida su keha kannab. Kõrgeim rahuvorm on see, kui sul puudub see soov.
sul ei ole vajadust, sul ei ole soovi. Seda lihtsalt pole olemas, et keegi sind mõistab. Sa võid olla kuid ihuüksi ja mõelda oma mõtteid ja võib-olla saada geniaalseid ideid. Ja sind ei mõisteta ja sul puudub vajadus teistele selgitada seda. Siis see rahu, mida sa endas kannad, on nii kõrge sagedusega, nagu on planeedil, planeet Maal. Ja see tervendab. See tervendab põlvkondi, see tervendab maad, see tervendab kõike. Tervendab su keha. Kõik kogu süsteem sinus ja sinuna saab hakata rahus ennast taas mäletama. Kuidas on elada rahus ja rõõmus. Kuidas elada rahus ja rõõmus. Ja see on see, kuhu ma sind kutsun. Üks teema, mis seda kuldajastut veel iseloomustab, on see, et nagu sõna kuld, siis ma olen võtnud oma praktikatesse ka kõiki neid väliseid aspekte ja väliseid loominguid, inimesi, loomisi, sündmusi, kohti planeedil Maa, eriti siin Eestis, mis toetavad seda kuldset ajastut ja kuldset sagedust. Sest kuldne on särav. Ja te olete kindlasti ka näinud, et ma pakun selliseid, need ei ole isegi tooted, nende kohta on lihtsalt üsna vähe või nagu niisugune nagu, et ma ei saa öelda, et need on tooted. On siis hambapasta ja kullaseerum. Siis hambapasta on ka kullaga. Ja nüüd on ka kullavesi, mis on siis aegade algusest olnud Kleopatra ja vanade egiptlaste eludes põhikomponent. Et keda see kõnetab, siis andke märku, need on täiesti mul olemas, et kuidas toetada keha selles kohas. Sest need sagedused, mida kõik need asjad, mis sinuni jõuavad, need toetavad sind, sinu vaimset kasvu, sinu energiat ja sinu kohale tulekut iseendasse. See grupp, kus me siin praegu oleme, olemise rõõm, ma toon sellega praegu nähtavale, sest need, kes peavad seda kuulma, saavad seda kuulda. No vaatan, kas ma näen seda gruppi ja oma laivi. Meil on 296 liiget. Ja ma vaatan tihti ka seda kohta, et meie praegust näiteks on vaadanud seda laivi 18 inimest, kellest 7 inimest on praegu kohal. Ja ma olen vaadanud ka läbivalt seda kõike, mis siin selles grupis toimub. Meil on jäänud Kristiinaga teha veel täpselt pool sellest kehaeksperimendist, keha teab. Ja ma mõtlesin sellist asja, et nagu ma ütlen, et mind energia juhatab, kui ma küsin endalt, et ma soovin sellist keskkonda, selliseid inimesi, selliseid, kus vähem on rohkem. Kus ainult need inimesed, keda tegelikkuses kõnetab see ja kes tahavad olla panuseks sellele, et luua oma elu suuremas kerguses, rõõmus ja ilguses ja astuda välja sellest maailmast, mis püüab sind manipuleerida, astuda täielikku suveräänsusesse ja luua see kuldajastu kogukond, kuldajastu. Siis ma olen loomas sellist gruppi inimesi, kellega koos tehes, koos luues me saame luua midagi enamat. AU on autogramm, mis on kordumatu kordus ja heve.
aurum ja aurum on ja kuld üldse on siis selline materjal, mida ei saa muundada mitte millekski. Ta ongi algne. Ta ei oksudeeru, nii nagu hõbegi ja nagu vask samamoodi. Ja nad juhivad, need 3 metalli siis juhivad kõige paremini energiat ja kõige paremini elektrit. Ja see ongi nüüd see koht, kuhu ma teid kutsun. Seega siis need inimesed, kes tõeliselt tunnevad, et nad soovivad olla millegi suurema loomisel siin praegu osalised ja see ei tähenda seda, et kuidas ma nüüd ütlen teile? Et 296 inimest on siin grupis ja vaatan kohe, hetkel on siis 18 inimest, kes on siis seda laivi hetkel jälginud, vahepeal vaadanud, keda kõnetab see, mis on enam kui see, mis senini on olnud su elus. Sest et rohkem saab ilmuda siis, kui me kõik ühendume, me paneme seljad kokku, me teadvused avarduvad, me lubame endal vastu võtta ja lubame elada selles kerguses, rõõmus ja hiilguses. Tantsida, laulda, tulla kokku, jagada, toetada, jagada ja toetada ja olla panuseks maailmale ja planeedile. Mina isiklikult ei ole siia planeedile tulnud inimeste pärast. Olen tulnud siia planeedi pärast. Planeet Maa pärast. Ja see on mu sügav teadmine. Ja ükskõik, mis on nõutav, ma olen valmis ükskõik, mis iganes on nõutav selleks, et äratada üles need, kes on valmis ärkama. Ja olla äratus, olla see valgus, olla see kutse sulle, keda see kõnetab. Ja ma kavatsen kõnelema hakata rohkem kehadest, kehaväest, keha suurusest, keha võimekustest, energiast, südame jõust, armastusest ja ilu nautimisest. Millegi kõrgema loomisest, millegi enama loomisest, mis on nii lihtne. See on see koht, kus me ise kõik oleme pärit. Aususest ja austusest. Tõelisest lahkusest ja hoolivusest. Meie kodu, meie planeedi ja tuleviku suhtes. Sest see energia on minust nagu nii tugev. Ja ma tean, et ma ei ole sellega üksi. Meri ja ookean küsivad meie tähelepanu ja teadvuse panust. Eesti maa küsib meie tähelepanu, meie laule, meie palveid ja loitse. Su keha küsib seda. Ehk siis kokkuvõttes kõikidele teile, kes te vaatate praegu siin seda laivi, olen siis tegemas ühte gruppi või kogukonda. Ma veel täpselt ei tea, kus see saab olema, millises formaadis või kujul see saab olema. Kellega ma saan päriselt ka suhelda, nagu teiega siin, kes te olete praegu 8 inimest, kes te vaatate. Sest ma olen väsinud kõnelema inimestega ja inimestele, keda ei huvita see, mida ma räägin.
Mind huvitab kõneleda inimestega, kes julgevad kõneleda tõde. Ma näen ka seda mentaliteeti, kus väga palju selles maailmas on inimesed liikunud sellesse suunda, kus midagi antakse. Aga nad ei taha ise midagi sellega peale hakata. Kunagi oli Vene ajal selline mentaliteet, mis oli too aeg väga olulinegi. See, kui kuskil oli järjekord, siis mu ema seisis järjekorda, teadmata, mida seal müüakse. Ja siis, kui jõudis leti ette, siis alles ostis, sest et kõik ostsid pidi ostma, sest et äkki homme enam pole. Ja ma olen näinud seda mustrit, kuidas see inimestes jätkub. Et kus antakse tasuta, kus antakse. Tulen ka, kus antakse. Aga ma ise ei taha väga midagi teha. Ma ei taha ise oma energiat sinna väga panustada. Las teised teevad. See maailm kuldsel ajastul ei tööta niimoodi. Mugavuses liuelda teiste lennus. Vaid sinu panus on kingitus, sinu keha on kingitus, sinu olemus on kingitus. Sina oled kingitus ja see kingitus on see kingitus, mida teised inimesed küsivad. Sinu kohalolu, sinu tähelepanu, sinu oskused, sinu teadmised ja nende jagamised on kingitus. Lihtsalt tea seda. Et teadlikkus juhatab, energia juhatab mind. Kui ma küsin endalt, et teha selline keskkond või kogukond, tõenäoliselt alguses kuidagi moodi mingi koht saab olema siin, kas siis Facebooki grupp või Telegrami grupp või mingisugune grupp, kus me saame siis suhelda. Aga sinna pääseb ainult kutsetega. Sinna pääseb ainult kutsetega. Sinna ei saa igaüks sisse. Ja see, mis ma praegu siin räägin selles laivis, jääb kõikidele infoks, et see kutse tuleb. Tõenäoliselt see tuleb siia ja kui see sind haagib ja see jõuab sinu tähelepanu välja, siis sa saad selle kutse kätte. Et need, kes selle kutsega ei sünkrooni ja see kutse ei ilmu, siis see kutse tõenäoliselt saab olla aktiivne vaid mõned päevad. Et need, kes on valmis siis sinna sellesse tulema, saavad tulla ja seal on vajalik ka siis teatud info nende inimeste kohta, kes tahavad minuga lähedalt koos luua see maailma väärtusi. Et selleks on mul vajalik sinult teatud infot, mille kohta ma siia panen siis väikse announcement'i teile kõikidele. Ma ei tea, kuhu see viib. Ma ei tea, mida see looma hakkab. Aga seda ma tean, et tuleb astuda edasi. Et üsna varsti ma panen siia siis teile ühe sellise Google'i doki. Ja see Google'i dok on siin üleval, ehk siis te täidate selle, kes tahavad sellesse kogukonda astuda. Täidate selle ära, seal on paar küsimust. Ja siis te saate kõik kutse sellesse gruppi. Tõenäoliselt, kes selle ära täidavad, kes seda ära ei täida, siis seda kutset saavad ainult siis, nagu ma ütlen, valitud, kes seda näevad enda paari päeva jooksul. Kes ei näe, siis see tähendab seda, et see ei ole mõeldud sulle. See tähendab seda, et see ei ole koht, kuhu sa peaksid tulema. Ja usaldada seda, kuidas universum praegust hakkab selekteerima välja kõike seda, mis ei ole tegelikult sinu jaoks. Kui sa leiad selle ja sa tunned seda, tere tulemast. Kui sa ei leia seda ja sa ei tunne, et sa tahaksid olla panus selles grupis, siis nii on. See on parim loomine, mis aset saab leida. Aga praegu siis selle jutuga saan ma vaikselt jätta hüvasti teiega siin hetkel.
reedel ma olen siin selles grupis Kristiinaga laivis 6. osaga. Keha teab, Kristiinal on väga palju maagilisi muutusi kehaga olnud. Keha aktiveerub, keha võimekused avalduvad, keha maagia töötab täiega. Seega siis endiselt kõikidele inimestele, kes sobivad oma keha maagiat avada ja kes tunneb, et ta on selleks valmis, siis tere tulemast. Tere tulemast minu seanssidele, minuga koostööle, programmidesse ja koosloomesse. Igal juhul kirjuta mulle, anna märku, kui siin miskit kõnetas, siis vaatame, mida me saame siit luua. Praegu ka tšau ja järgmise hetkeni. Täpselt siis, kui tuleb impulss, tulen jälle teiega eetrisse. Tšau praegu.